Rooma, igavene linn, koht, kus asub katoliku kiriku süda. Vatikanis paavsti isiklikus arhiivis ja raamatukogus on hoiul kirjavahetust ja dokumente pea kõigist maailma riikidest. Kui palju materjali leidub siin Eesti kohta? Mida see meist räägib? Mismoodi üldse keegi peale vaimulike ja teadlaste pääseb maailmas ainulaadsesse raamatukokku ning arhiividesse? Sellest saab erakordne teekond paikadesse, millest paljud on kuulnud, kuid vähesed ise näinud. Vatikan pole miljonite inimeste usuelu keskpaik, mitte sellepärast, et see on lihtsalt üks kena koht, vaid siin aset leidnud sündmuste tõttu. 64. aastal põles Rooma, keiser Nero süüdistas selles kristlasi ja paar aastat hiljem kirikupärimuse järgi löödi apostel Peetrus risti just sellesama obeliski juures. Temast sai alguse paavstide institutsioon, mis kestab tänapäevani. Umbes 1000 aastat tagasi hakkasid paavstid huvi tundma praeguse Eesti ala vastu. Olime ohtlik ja pöörane maa, kus elavad metsikud inimesed ja soodes varitsevad lohed. Ainult kõige vapramad julgesid hea tasu ja suure veenmise peale meie kanti tee ette võtta. Aja jooksul on kauge Põhjamaa ja Vatikani suhted mahenenud. Eestis on käinud tänaseks 2 paavsti. Mõlemad on eluga tagasi jõudnud ja oma visiidi üle rõõmu tundnud. See, kui avatud on Vatikan, sõltub paavstist. Ja paavst Franciscus on väga avatud. Ta ütleb, et kirikul ei ole varjata mitte midagi, ajalugu kirik lausa armastab. Hoolimata püüdes suuremale avatusele on Vatikan jäänud siiski üsna aeglaselt avanevate ustega kohaks. Meie enda teadlasedki on seal käinud, mitte küll väga paljud neist, ja nad vajavad selleks mitmeid erilubasid. Me siiski tahtsime näidata, millised on need tagatoad, kus hoitakse neid materjale, mis on kogunenud varasema 1000 aasta jooksul Vatikani ja Eesti suhete kohta. Me küsisime luba ja me saime selle. Nei archivi storici a Roma. Meie meediatiim pääseb Vatikani vaid koos saatjaga katoliku kirikust ja meie ettevõtmise hindamatuks abiliseks saab Eesti katoliku kiriku esindaja Marge Maria Paas. Hindamatuks salarelvaks saab ka tema itaalia keele oskus, milleta ootaksime osadele kirjadele vastuseid tänase päevani. Oma pika ajaloo ja mõjukuse kohta on Vatikan väga väike. Suurem osa näeb ära Püha Peetruse väljakul seistes. Siit algab Vatikani linnriik. Siin kohe esimesena tervitab meid Egiptuse obelisk, mis tegelikult originaalis ongi Egiptuses siia toodud. Aga see ei ole kultuurimälestis, vaid see tähistab seda kohta, kus siis Peetrus hukati. Ja siin meie taga on kohe suur Peetruse basiilika. Peetruse basiilikat ümbritsevad kuulsad Bernini sambad. Kokku on neid sambaid 240. Bernini sambad peaks justkui embama seda palverändurit, kes tuleb nüüd siia Peetruse väljakule. Et need on nagu 2 kätt, mis haaravad endasse selle külastaja, kes siseneb Vatikani riike. Päris põnev on see, mis on Peetruse basiilika taga. Seal on valdal väga suur Vatikani aed. Ilus haljasala, kus käivad kardinaalid näiteks palvetamas, vahest jalutab seal paavst. Et Vatikani aed on unikaalne ka oma taimekollektsiooni poolt, et seal on väga palju eksootilisi taimi. Väga huvitavaks just läheb ka apostoliku palee juures, kus tegelikult asub Vatikani apostolik arhiiv, Vatikani raamatukogu, on oma apteek, on oma toidupood, näiteks kus saab kõik esmase vajaliku, on olemas ka Vatikani postkontor, nii et tegelikult toimib nagu täiesti riik. Viimase statistika andmetel peaks olema kuskil 600 põliselanikku, kes elavadki Vatikani sees. Tavaliselt minnakse Vatikani läbi Püha Anna värava. See on kohe Peetruse väljaku kõrval. Seda kaudu liiguvad vaimulikud ning üldse kokku ligi 2000 ametnikku iga päev sisse välja, et hallata seda erakordset riigiaparaati.
liiklus on üsna tihe ja jääb mulje, et võta ja astu aga sisse. Tegelikult saab nõnda maksimaalselt edasi vaid paar meetrit. Siis on Šveitsi kaardiväelased jaol ja tulija saadetakse viisakalt tagasi. Kaardiväelastest mööda saamiseks on vaja luba. See eeldab omakorda mitmete teiste lubade olemasolu. Nendeks on vaja omakorda teisi kokkuleppeid. See kõik võtab kuid. Lisaks tuleb eksklusiivse materjali eest maksta soolaseid arveid. Lõpuks on aga uksed avali ja meie üks neist 10 meediaprojektist, mis saab võimaluse sel aastal raamatukogu külastada. Vatikani raamatukogu on uurijatele avatud, kuid raamatuid tohib siit endaga kaasa viia vaid üks inimene, paavst. Direktor Timothy Jans ootab meid 1-2 lugemissaalist, kuhu külastajad tavaliselt ei satu. See ongi see sama ruum, kuhu paavst Sixtus IV 15. sajandil ametlikult raamatukogu asutas. Esimene pilt lööb hinge kinni. The Vatican Library is the library of the Pope. It was founded in the 1450s by Pope Nicholas V. And you can argue that it was actually the first public research library. The purpose of the library was to collect lots of books, all books, in fact, Nicholas wrote in his document, and make them available to readers, which at that time in the 15th century was a very unusual idea. It's not a theological library, contrary to what people often think. We have theological books, but it was intended, and still is, it was intended to be a universal library, having, as Nicholas wrote, all books. Everything that is of interest in human culture is something that we would like to have in our collections. The library is open to scholars who have some reason to look at the materials that we have, which are quite specific, like I said, manuscripts and old and rare books. Kui raamatukogu hakati looma, siis vaid 2 aastaga kaeti seinad ja laed maalingutega, millel on kujutatud Vatikani ajalugu ja areng. Vaadake neid sambaid. Nende all on kapid, mis olidki esialgu mõeldud raamatute hoidmiseks. Siin samas on hoiul ka väike osa paavstile tehtud kingitustest. Need vaasid ja küünlajalg on kingitus Napoleonilt paavst Pius VII. Siit läheb uks otse Vatikani muuseumisse ja ma isegi kuulen seal taga külastajaid. Ja varem oli see avatud ja inimesed tulidki otse siia ja jõudsid ka siit läbi. Aga nad olid muudest Vatikani muuseumi aaretest juba nii pimestatud, et enamasti öelda, et veel üks maalitud ruum. Aga tegelikult see on väga kaunis. See on 16. sajandi ühe maalikunsti koolkonna töö ja sinne väga selle kohta raamatukogu töötajad ise ütlevad, et see on meie Sixtuse kabel. Mis puutub Vatikani raamatukokku, siis me võiksime sealt leida ehk midagi, mis kaude puudutab Liivimaa ajalugu. Üpris raske on selle kohta midagi kindlat öelda, sellepärast, et ka Vatikani raamatukogu käsikirjad või trükised ei ole ju süstematiseeritud mingi kindla maa huve silmas pidades, ammugi mitte niisuguse kauge maanurga huve silmas pidades. Nii et leiud, mis võiksid meie kanti puudutada, saavad uurijale ette jääda paraku siiski üpris juhuslikult, süstemaatiliselt sealt midagi otsima hakata on kaunis tänamatu töö. Avariiulitel on teosed, mis räägivad riikidest ja rahvastest. Üldse on raamatukogus üle 1 miljoni köite, mida digiteeritakse ja elektroonilise kiibiga märgistatakse. Vastasel juhul võib väga kergelt juhtuda, et valesse kohta pandud raamatut ei leia keegi enam iial. Balti riikide kohta on siin midagi. See siis on see Liivimaa ajalugu. Sa leidsid? Kirjad ja ürikud Liivimaa kohta 1558 kuni 1562. On isegi üks Eesti kaart, kus nad need ürikuid ikka mujalt said, ikka siit samast kõrvalt läheb ju salaarhiivi uks kohe. Eks need sealt on otsitud välja. Liivimaa kroonikad on üks versioon ära trükitud siin.
korraks vaataks seda, Vaata, mis vaata. siia on pannud sisse. Seda võib öelda, et valdavalt meie piirkonna kohta raamatud on muidugi saksakeelsed. Et kas sellel on reformatsiooni mõjud, mis on avaldatud ja siia jõudnud? Aga ladinat on siin vähe. See on uskumatu, et me üldse oleme praegu siin. See on ime. Sest veel nädal enne väljasõitu ei olnud kindel, et me saame selleks loa. Ja nüüd me oleme siin. Kohas, mida raamatukogu ütleb, et see on meie sikstusega peal. Raamatukogu töötajad toovad meie jaoks hoidlast välja 16. sajandist pärit kaardi. See on teadaolevalt esimene vana Liivimaa teid esitlev kaart, mis on meieni jõudnud. Kaart ise on hämmastavalt täpne. Sinna on kantud 9 Läänemere saart ning juba on olemas nii Kõpu majakas kui Helsingi linn. See on esimene teedega ja linnadega kaart, mis meil on, käsikirjaline. Meie oskasime seda harukordset kaarti raamatukogust otsida vaid seetõttu, et selle peale oli varem sattunud kartograaf ja mitmete kaardiraamatute autor Tõnu Raid. Ma olin leidnud juba vihje, kus kohas Barberinile kuuluvas raamatukogus, mis praegu asub Vatikanis, kus kohas see seal asub ja siis leidus seal üks lahke inimene, kes võttis selle Barberini raamatukogu ette ja kas esimese päeva õhtuks või teise päeva õhtuks oli tal juba see kaart käes. Kuna kaart on üks leht mapis teiste dokumentide vahel, siis oli paras katsumus see üldse üles leida. Seda tuli otsida ja pidi teadma, kust kohast otsida, sest seal on 2000 aastat materjali ju. Selles unikus midagi leida on ikka väga, väga suur ime, et õnnestus niisugune asi kätte saada. So then Lithuania is... Lithuania is here. Vilnius. All right, because north is this way. Yeah. That is... Russia. That's very confusing. What is very strange, these are 2 small islands, and before we looked with Bianca and we discovered the lighthouse of the island is presented on the map. It's still there. It's very strange. Lighthouse was already there centuries ago. Ja, näed, ja see oli 1531, kui Kõpu majakas valmis. Sellest ajast oleks ta võinud juba kaardil olla. 1539 tuli Olaus Magnuse kaart ja seal on ta ka ja Helsingi linn 1535, see on ka kaardil. Nii et need on 2 niisugust tolle aja kulgemise mõttes äsjast sündmus. Need oli ainult 30 aastat varem, kui see kaart tehti. Ja selline teave oli juba Euroopasse jõudnud, et seal on olemas sellised nähtused. Teised olid vanad, aga need olid uuemad asjad ja need on nüüd peal ja selles mõttes on see kaart, peab ütlema, et üsna värske. And also, so this is the lake that is partly in Estonia, and on this side it's in Russia. And this, I believe, is Sweden. Yes, and it seems it's our capital. This is Tallinn, which at that time was called something else. And this big building here, I don't know what it is. Riga. Oh, that's Riga. That's Riga, Latvia. Already. Where's the border? It's like somewhere there. So, yes, when I come to Estonia, I will not use this map. Please don't. Aastal 1540 loodi jesuitide ordu, kelle eesmärgiks sai püüd võita tagasi neid inimesi kirikule, kes olid sealt lahkunud Martin Luteri eestvõttel alguse saanud reformatsioonist. Siit samast mitte kaugel asubki jesuitide peakorter ja nende arhiiv. Meie jaoks on see väga huvitav,
sellepärast et esimesed jesuiidid jõudsid õige kiiresti peale reformatsiooni Tartusse ja asusid seal tegutsema. Ja selle kohta on selles arhiivis päris palju huvitavat. Teadlased tunnevad jesuiitide peaarhiivi lühendi ARSi järgi. See tuleb nimest Archivum Romanum Societatis Jesu. Ilmselt kõige enam on neis ruumides aega veetnud eestlastest Vello Helk 50ndatel ning Marge-Marie Paas otsides materjali Eduard Profiitlichi kohta. Arhiiv asub kohe Peetruse väljaku kõrval, seal on väike haljasala ning iga suur sündmus nagu peopesal. Okay, we are here in the headquarters of the Society of Jesus Worldwide. It is where our leader, the Father General, lives and works. We are here in Rome, in the center of Rome. We are with about 200 meters from St. Peter's. And here in this room, we are in the reading room of the archives. The reading room where the researchers come to do their academic work on our Jesuit archives. 70 aastat tagasi töötas selles arhiivis Vello Helk ja talle meeldis siin väga. Inimesed olid sõbralikud, nad otsisid hea meelega talle välja dokumente, mida ta küsis ja nad lubasid tal ka töötada kauem, kui olid ametlikud ette nähtud töötunnid. Selle tulemusel jõudis ta korjata välja siit arhiivist suure hulga Eestiga seotud dokumente, mille olemasolust ei olnud varem mitte kellelgi isegi aimu. Ja ta kirjutas kõik need materjalid käsitsi ümber, nii et kui ta Roomast lahkus, oli tal kaasas kohvri täis ümberkirjutisi. Pärast teist maailmasõda Taani põgenenud ja seal õppinud ning töötanud Vello Helgi uurimistööst valmisid doktoritöö ning detailirohke teos Jesuiidid Tartus. See on kättesaadav ka eesti keeles. Suur osa Vello Helgi käsikirjalistest materjalidest ja ümberkirjutistest asuvad praegu Tartus kirjandusmuuseumis. Püha Tooli stipendiumi aitas Helgile välja rääkida preester Vello Salo, kes väga tahtis, et keegi Vatikani arhiive Eesti tarbeks uuriks. Helk töötas nii salaarhiivis kui jesuiitide arhiivis ning sai ligipääsu kõigile dokumentidele, mida küsis. Nende seas on kirjad Tartu jesuiitidelt, kes paluvad toetust kooli loomiseks. Nagu teame, nende loodud seminar sai vundamendi kiviks Tartu Ülikoolile. This is the one that you had indicated. So, there we are. Vaatame, mida meile toodi. Vaatame, jah. See on nüüd üllatus, on allikas, mida me ei ole küll tellinud, aga see kindlasti räägib nüüd Eestist või Livooniast, aga arhiiv tahab meile väga seda näidata. Nagu me äsja just rääkisime, et arhiivis üks allikas viib teiseni ja nüüd me olemegi tabanud, et järsku on meie ees üks huvitav kiri, mida on kirjutatud Antonio Possevinole. Dokument on oluline, kuid mitte meie jaoks. Burgund ja Herzog arutab selles Ida-Euroopasse paavsti legaadiks määratud Antonio Possevinoga maade ümberjagamist Poolas. Meie jaoks hoopis huvitavam on Possevinole Tartust saadetud Johannes Ambrosius Völkeri kiri, kes räägib, kuidas kohalikud preestreid ringi jooksutavad, lastes igaks juhuks õnnistada küll ühte, küll teist. Nad toovad kirikusse kaasa soola ja leiba ning viivad siis selle oma paganausu palvekohtadesse, kurdab Völker. Oleme nendega palju siin lobisenud. Neile inimestele on hädasti vaja haridust. Marge, kas sa saad aru sellest, kas see on nagu originaalkiri, mis on köidetud kausta? Mulle tundub küll, et need on kõik originaalkirjad, mis on köidetud mingi aeg ära. Sellepärast, et Vello Helk tegi siin need... See on kiri ja järgmised ka kirjad. Sest ta oli teinud siin mingisuguseid märkmeid sellega seoses, et mis käekiri kellelegi kuulus. Et see või teine kiri, et isegi kui ei olnud seal juures autorit, et võt see oli selle käekirjaga. Võimalik. Et ju on ikkagi siis need originaalsed kirjad. No need on küll originaalsed, need oleme kirjutatud. Seal oli võtta ka neid, kes... See on esimene leht on kõik ikkagi seda, et tuleb neid minna missionile ristida nagu, on ju? Ja, sest neil on tohutu huvi selle vastu.
sest nad ei ole ammu preestrit näinud ja kui kellegi kätte saavad ja keegi ristib kuskil väljas, et siis neil on selle vastu kohe väga suur huvi. Vaata, arvati, et kaitsemaagiline nagu see mõju, sest ja sellepärast arutataksegi, et oleks hea, kui oleks muidugi need ristimised kirikutes, sest väljas käies on ka keeleprobleem. Siin kirjutatakse Tartust Rooma missioonireisidest maapiirkondadesse ja sellest, et inimesi on kirikul nii suure tööpõllu jaoks liiga vähe. Kohalikud on sageli vaenulikud, kummardavad oma mälestuskohti ja loevad seal omi palveid. Nad kummardavad ka mõningaid puid ning järjekindlalt madusid. Tartu ümbruskonnas arvatakse, et äike on Jumala sulane ning teda kummardatakse riitustel palvetega, millel on kindlad sõnad. Lisaks kummardatakse tiibadega lendavat draakonit ning teisigi selliseid. Kui kohalikel preestritega vaieldes argumendid otsa saavad, siis ütlevad nad lihtsalt, et vanem mees on targem. 1585. aastal külastab Antonio Bossevino Tartut isiklikult. Sellest sünnib reisikiri, millest saab suur bestseller. Selle originaal on siiani hoiul Roomas Ida instituudis. Sealt said lugejad laiemalt teada imelikust rahvast nimega eestlased, kes elavad puust majades ja räägivad keelt, mis on isesugune ja erinev kõigist keeltest maailmas. See on üks väga väikeses formaadis kiri ja siin on näha, et selle on kirjutanud Antonio Bossevino. Ja siin on näha, et see on Mantova hertsoginnale adresseeritud. Mõtle, Vello Salo leidis selle pisikese kribala üles. Huvitav, mis see põhjus oli, miks ta üldse hakkas seda uurima? Finlandia. Rootsi, Gotland, Soome. Città di Terpato, kas see ei ole Torvat? Jah, Tartu. Luterani heretici. Jah. Baltiku, il mare Baltiku. Città nazione Baltiku. Balti mere ääres linnas. Jah. Jah, vot siin ongi see lingua loro tinta, differente da tutte. Räägitakse keelt, mis erineb kõikidest teistest keeltest maailmas. Jah. Et kui me teeme seal... Aga kas sa oled, kui sa oled varem Roomas filminud, kas sul on olnud ka kommunikatsioonis kõigi kaasas või sa ei ole sellises kohas enne teinud? Ei, me ei ole üldse hakanud seda proovima, see tundub liiga keeruline. Et me oleme teinud väljapool Vatikani, Rooma linna territooriumil teatud intervjuud ära, aga see, et nagu Vatikani linn riigis filmida, ma arvan, et see on täiesti ajalooline hetk, mitte keegi ei ole seda veel varem teinud. Aga mis sul need tuttavad sellest arvavad siin Vatikani raadios näiteks? Kuule, ma just käisin kohtumas. Ja ma tean, et sa käisid. Meil on väga hea kontakt. Kas sellest oli juttu ka? Ja. Ma rääkisin ühesõnaga see inimene, kellega me tavaliselt suhtleme Vatikani raadios. Ta lihtsalt kuulas, vaatas mind suusilmad pärani, et kas see tõesti on võimalik, sest tavaliselt nagu päevast päeva tuleb sellest mõni Prantsuse televisioon või Briti televisioon või Ameerika televisioon, kes tahavad jälle filmi teha Vatikanist, aga suht skeptiliselt suhtutakse. Aga reegel on see, et kui sul on kiriku esindaja, siis sul on nagu juba jälg natuke ukse vahel. See, kui lihtsalt on mingisugune televisioon, tahab Vatikani salaarhiivist teha filmi, siis muigavad. Täpselt nii nagu sina praegu. Värise salaarhiiv. Aga näeb, kuidas sellega läheb. Kui me ära teeme? Me oleme jõudnud sisse Vatikani. Meie ees peaks paistma nüüd arhiivi uks. Täiesti erakordne. Ja see suur hoone meie ees on osa kompleksist, kus on ka arhiiv ja ma näen, et sinna on, et meid ootab üks suur uks. See peaks olema üks pea sissekäikudest arhiivi.
Vatikani kõige põnevam koht on paavstide eraarhiiv. Aja jooksul on arvatud, et Vatikan peidab seal tulnukaid ning muid imeasju. Eriti pööraseks läks rahva huvi siis, kui Dan Browni raamatust Inglid ja teemonid tehti film. Arhiiv oli sunnitud esimest korda ajaloos korraldama ajakirjanikele pressituuri ning mõni aeg hiljem palus paavst Franciscus nimest ära võtta sõna salajane. See on väike samm ja võib-olla igapäevaselt siin töötavatele inimestele, aga suur samm Eesti ajakirjanikule, kes pole mitte iialgi saanud enne kaameraga koos Vatikani sissegi. Nii nagu raamatukogu asub ka arhiiv apostellikus palees, mis on algselt ehitatud paavsti eluruumideks. Aja jooksul kasvas hoone nii suureks, et seal on nüüd üle 1000 toa. Siia mahub ka arhiiv, kus on kokku 85 kilomeetrit riiuleid, 35 000 kataloogi ja kokku 12 sajandi jagu dokumente. Me ei tohi filmida arhiivi lugemissaale ega seda, kuidas majas liigume. Eriliseks teeb Vatikani arhiivi kindlasti see, et olgu vähe või palju, aga midagi on seal kõikide maade kohta. Loomulikult mitte kõikidest perioodidest, loomulikult äärmiselt ebaühtlaselt, aga tõepoolest igaühel on põhjust loota, et ta leiab sealt midagi oma kodukandi kohta. Tutte e due sono importanti. Noi diamo la stessa cura a un diploma imperiale quanto alla supplica di una povera donna di una parrocchia dell'Estonia che chiede al Papa una benedizione. È la stessa cosa. Bunker. 5 minutit peale arhiivi sisenemist oleme punkris. See on see kõige õhuvaesem ja salajasem koht, mis te võite üldse ette kujutada. Ja ma näen juba ürikuid siin. Ootame nüüd. Ja, me võime jalutada ringi. Siin on päris uued asjad. Oi, siit läheb veel üles. Burundi, Bulgaaria, Brasiil, kuskil äkki Eesti kohta vist küll ei ole sellist materjali. Boliivia. Betoonpunkri lasi arhiivi jaoks ehitada paavst Johannes Paulus II. See sai valmis 1981. aastal. Ehitise 2 korrusele mahub ligikaudu pool arhiivi materjalidest, peamiselt hapramad ja ajaloolisemad, mis vajavad kindlaid säilitustingimusi. Sellise arhiivi pidamine on väga kallis ning arhiivi töötajad kurdavad, et neid on hiigelsuure töö jaoks liiga vähe. Eesti jaoks on Vatikani arhiiv olnud äärmiselt oluline väga kindlal põhjusel. Keskaegses Euroopas oli kirik, katoliku kirik, üks kõige mõjusamaid institutsioone ja mis on väga tähtis, see oli ka oma aja mõistes väga tugevasti tsentraliseeritud institutsioon. Ning paavstide ja paavsti kuuria roll kõrgema autoriteedina ka täiesti ilmalike tüliküsimuste lahendamisel, kui tänapäeva pilguga vaadata, oli samuti üldtunnustatud. See kõik on kaasa toonud asjaolu, et keskaegse Euroopa keskne arhiiv ongi Vatikani arhiiv ehk paavsti kuuria arhiiv. Eriti mis puudutab Euroopa äärealasid, nagu ka Eesti, kus kohalikud arhiivid on tekkinud hiljem, säilinud halvemini, siis võib öelda, et näiteks 13. sajandi kohta või siis vaimulike isikute kohta leidub Vatikani arhiivis kindlasti rohkem materjali kui Eesti ja lähipiirkonna arhiivides kokku. See bunker ehitati selleks, et teha ruumi juurde, kuna majja enam ei mahtunud. Kõik need köited, ma ei julge puudutadagi midagi. Ja siis rajati selline, ta interjöörilt meenutab parkimismaja, sest kõik on betoneeritud.
ja tulekindel ja siin on väga kallid seadmed, mis hoiavad kindlalt kliimat ja niiskusastet, nagu arhiividesse vajalik on. Kuidas siit üldse midagi üles leida? Miks see nii keeruline on? Kui kantselei vormistas ühe kirja või üriku, siis paraku väga suurel osal need originaalid ei ole säilinud. Rangelt võttes me alati tingimata ei saagi teada, kas näiteks mõni Roomas välja antud dokument füüsiliselt kunagi ka üldse Liivimaale jõudis, näiteks võis ju tee peal laev lihtsalt põhja minna, midagi võis sellega juhtuda. Teekond kestis mitmeid kuid ja oli sõna otseses mõttes ohtlik juba looduslike reisiolude tõttu mõnikord. Selleks, et tagada selle dokumendi säilimine, siis väljaandvas arhiivis kirjutati sellest koopia. Reeglina natukene lühendatud koopia, näiteks ilma pidulike sissejuhatuste ja tervitusteta. Ja need koopiad, väljaantud dokumentide koopiad säilitati nimetatud registriraamatutes. Ja valdav osa paavsti kirjadest Liivimaale ongi säilinud mitte originaalis, vaid nimelt ärakirjadena Vatikani arhiivis, kus nendest on maha jäänud koopia. Nende koopiate abil võis vajadusel dokumendi sisu rekonstrueerida. Näiteks paluda selle kordusväljaandmist. Kui siit kuskilt peaks midagi otsima, siis ma isegi ei teaks, kus alustada. Ja tegelikult ka on öeldud, näiteks preester Vello Salo ütles, et kui siit midagi otsida, siis peab olema head õnne kõigepealt. Vaatame, mis silma jääb, ma muidugi ei hakka ühtegi asja katsuma, sest kui ma millegi pahaga vahele siin jään, siis ilmselt poole tunni pärast leiame ennast sealt Püha Anna väravate juurest, kus me alles sisse tulime. Mõelda, et siin on 10 kilomeetreid ju tegelikult seda, neid riiuleid, nagu kaugemale, kui Tallinnast on Rapla, ulatuvad kõik need kogutud materjalid. Kui tuleb uurija uurima, ega teda ei lasta siia riiulite vahel uitama niimoodi, et ta peab ikkagi esitama palve kindla, mida ta tahab ja siis öeldakse, et vot, siin see kaust, et siit te võite oma materjali leida ja tuuakse talle välja ja kui ta ei leia, siis ta peab tegema uue päringu ja tuuakse teine kaust ja niimoodi ta otsib. Et see on väga erakordne, et meie siin praegu niimoodi ringi uitame. Tahtsin teha nalja, et pimeda võitu, et mis oleks, kui süütaks küünlavalgustuseks, aga see on vist liig. Siin kuskil on materjale, mis puudutavad ka Eestit. Aga kust alata, kust otsida? Ja kui kaua peaksid uurijad selleks tööd tegema, et midagi veel leida? Paberi haaval kaustu rapates. La prossima settimana io vengo a fare una presentazione di guardare documenti. Aspetta. Mis sa leidsid? Quest'anno potrei vederli dentro, no? No, ja. Etioopia kõrval kohe oleme. Sì. Infatti sono piccolo Etiopia, andiamo. Ja. Mulle tundub laske... No, edasi. Riiulis, kõik üleval. Estonia. Ma vaatan, et see ei ole õige. Siin on näed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kas see on Eesti nurk siis või? Ja siin tõenäoliselt on praegune aeg ka sees. Okay. Arhiivis on umbes 33 miljonit erinevat säilikut ja 8 köidet. 8 köidet. Siin siis käib Eesti kohta. Eesti nurk. Eesti maja. Vatikani arhiivis. Palun siin. Eesti nurga me küll arhiivist leidsime, kuid ühtegi kausta me siin avada ei tohi. Nende sisu jääb avastada teistele. Oleme palunud, et arhiiv leiaks meie jaoks võimalikult varajase dokumendi, kus on meid ehk Liivimaad mainitud. Samuti tahame näha dokumenti, kus paavst isiklikult kinnitab, et Vastseliina linnuses on toimunud erakordne ime ning palverend sinna võrdne Rooma külastamisega.
kas arhivar ise ei leia ka dokumente üles siit? Ta läks vähemalt vales suunas, aga ta paistab teadvat, mis ta teeb. Ja küll ta leiab, sest ühe kausta ta leidis kohe naksti, võttis riiulit, teadis täpselt, kuhu minna. Ja teise järele nüüd on ka kõndinud sinna ruumi lõppu. Ootame huviga. See peaks olema see kaust, kus kirjeldatakse üht Eestis toimunud suurt imet. Peab olema see paavst Innokentiuse kiri ja teine on see, ootan. Esmane mainimine või? Üks on see ja teine on Romulduse kiri. Meie ees on raamat aastast 1199. 5. oktoobril kirjutas paavst Innokentius III Saksimaa ja Vestfaali inimestele palve ühineda ristisõjaga paganate vastu Liivimaal, sest piiskop Meinart oli surnud, tema asemele määratud Berthold tapetud ning uus Liivimaa piiskop Albert vajas hädasti abi. Albert saigi abi. Järgmisel aastal purjetas ta 23 laevaga Liivimaale, pani end jõuga maksma ja kauples kohalikelt välja mereäärse maatüki, mida me nüüd teame Riia linnana. Barbarite käe läbi hukkunud piiskop Meinart on tähistatud tähega M. Meil on hea mälestus Liivimaa piiskop Meinhardist, kes Liivimaale minnes viskas seal välja jutluste võrgud, et püüda barbareid, kes Jumala asemel austavad hirmsaid loomi, lehtedega puid, selget vett, haljaid taimi ja rüvedaid vaime. Issand tõi paljud nende vigadest välja tõe tundmise juurde ja see sündis koos ristimise ja päästvate õpetustega. Ühesõnaga, siia on kirjutatud ära see rahvas, kes Liivimaal elab, see hea tahtega rahvas, kes elab ja töötab Jumala kaitse all. See dokument algab nüüd siit hakkab see peatükk peale. Vaata, siit leiame oma kodu, Livonen. Kui teistel selle registriraamatu lehtedel on tähed kaunistatud lillekestega, siis Liivimaast rääkivatele lehekülgedele on kirjutaja sirgeldanud 2 lohet. Võimalik, et loetu inspireeris teda. Ja väga paljud keskaegsed käsikirjad sisaldavad nimetatud marginaale, mis võivad olla lihtsalt sirgeldused või ka ikkagi väga kõrgel kunstiliselt tasemel joonistused, mis väga sageli sisaldavad fantastilisi teemasid, nii et see pigem on tõepoolest tavaline. Teine dokument, mis arhiivist meile tuuakse, vallandas Vastseliina suunas erakordse palverändurite voolu. Selles kinnitab paavst Innokentius VI, et Vastseliinas on juhtunud tõeline ime, kui nähti taevast valgust ning kuuldi muusikat. Igaüks, kes oma eksimusi kahetsedes määratud päevadel sinna paika rändab, saab talle peale pandud meeleparandustegudest vabastuse 1 aastaks ja 40 päevaks. Ime, millele on omistatud ime, kinnitatud Miracula, operat etat quo magnam fidele mirem numbra optius. Mustvalgel on siia kirjutatud nii. Tartu piiskopkonna äärealadel, kohe uskmatute venelaste piiri ääres, asub Vastseliina linnuse kabel, kus meie lunastaja ja issanda Jeesuse kujutis ilmus imelisel viisil puuristile. Viimastel aegadel on seal sündinud palju ja mitmesuguseid imesid ning rahvast voolab kabelisse kokku kõikjalt maailmast. Jumala indulgentsi saab, kes külastavad seda kabelit ja palvetavad selle kabeli ees. Ühesõnaga, Vastseliina ime on paavsti poolt kinnitatud, et saab indulgentsi Jumala käest pattude lunastamiseks. Lähme Vastseliina. Vatikani arhiivis töötamine nõuab aega. Esmalt läheb kuid selleks, et saada oma valdkonna dokumentidest ülevaade. Aega kulub seetõttu, et arhiiv on lahti iga päev vaid lõunani ning väikestesse lugemissaalidesse on pidev järjekord. Saame ühe asja teadlaste eest praegu ära teha. Võime anda vihje, et ühes nurgataguses kohas on Eesti nurk. Mis siin on, seda me vaadata ei saa. Ja tavakülastajad ei pääse üldse nii kaugele. Võimalik, et me ei saagi lähiajal teada, mis siin peitub.
arhiivides on tavapäraselt 75 aasta keeld kaasaegsele materjalile, et kaitsta veel elavate inimeste ja nende lähikondlaste kohta käivat tundlikku infot. Neis mappides võib olla dokumente meie enda katoliku kiriku tegevuse kohta. Mida siit võiks leida meie piiskop Philippe Jourdaini elu kohta? Minu kohta? Ma arvan, et ma oletan, et see kirjavahetus, mis mul on nagu igal piiskopil, Vatikaniga eriti näiteks riigisekretariaadiga või see on seal, see on nagu iga kirjavahetus, eks ole, et see on seal Vatikanis. Kui teatud aastad on möödunud, siis ma arvan, et saadavad seda arhiivi. Ja see ei tähenda, et kõik oleks mulgas nagu salastatud, aga ma arvan, et kui muidugi see isiklik kirjavahetus, et nad ei avalda seni, kuni ma olen surnud või pärast seda. Oleme oma silmaga näinud, et Vatikani arhiivid on rikkad materjalist ning kõik kinnitavad, et uksed on avatud. Kas meid aitaks see, kui siin oleks alaliselt tööl Eesti teadlane? Questo io lo scoraggio. Gli storici dell'Estonia, se vogliono venire, sono ben accolti, possono venire senza nessun timore, perché noi riserviamo verso tutti i paesi del mondo lo stesso riguardo. Evidentemente i posti sono limitati nelle sale di studio. Noi abbiamo richieste che superano certamente 100 persone al giorno. I posti disponibili sono ora 40. Una volta erano 60, poi col virus abbiamo dovuto ridurre. E non è possibile accogliere subito tutti, però si può prenotare per il mese prossimo, per dicembre, per gennaio, poi venire e poi vedere tutti gli inventari che servono per capire tutti i nostri documenti con molta libertà. L'importante è che la persona che viene sia preparata, perché lavorare in archivio, in un archivio così grande come il nostro, non è facile. Occorre conoscere bene il latino, perché molti documenti sono in latino, la paleografia per la lettura dei documenti, la storia del diritto, delle istituzioni. Quando una persona ha questa preparazione, viene e può fare la sua ricerca in modo molto produttivo. Ma arvan, et kindlasti see on hea just sellest arhiivist rääkida, sest tõesti ma arvan, et on võimalik veel väga palju uurida seal, väga palju tööd teha. Ja see on oluline, et meie tunneksime rohkem seda nagu minevikud ka ja see on parim viis ette valmistada oma tulevikud, see on just parimini tunda oma minevikud. Läksime nii sügavale Vatikani arhiividesse ja raamatukokku, kui meid vähegi lubati. Kõik, mis siin veel varjul on, võib saada avalikuks ainult läbi meie teadlaste tööde. Sisetunne ütleb, et uurida ja ka avastada on siit veel küll ja küll.